Kaunist pühapäeva õhtut kõigile esiliiga jalgpallisõpradele. Rõõm teid tervitada siit Sportland Arenalt, kui kohe-kohe oleme alustamas esiliiga 6. vooru viimase kohtumisega, kui esiliiga vähemasti esimene vastasseis algamas. Avavile on siit kõlanud. Mul on suur rõõm lugeda ette võistkondade koosseisud. Põltsaar jätab hästi veel Lanile. Nüüd siin korralikult tulega mängitakse, kas siit Elva saab proovida ja oi, ei olnud Maurice Willems kaugele, et siit Elva 1-0 juhtima viia. Kohe tulemas. Laaneotse. Nüüd paneb pommi teele ja sirutab Miron Vetkal hetkel hästi välja ennast ja rivid paigas. Laasner paneb palli teele, no natukene, ütleme nii, paha pall. Ja oi, ja siit on nii-öelda see üks mängija leitud, kelle ees seista. Laasner! Noh, ühelt poolt positiivsed, teiselt poolt negatiivsed. Elva kindlasti siit haistab, et võiks siit proovida ja Rasmus Talu saab ka siit tänase. Lõpetab selle esiliiga 5. vooru meil ära. Ja Kodinskis veel Põltsaar ja oi, see pall, no oli sentimeetrite küsimus, kui see pall oleks võrgus ka olnud. Vaatame, kas siit midagi sellist kordub ka, hetkel ei kordu. Aga terav pall tuleb ka ja siit natuke üle. Pall käis korra kastis ka, aga sealt midagi ohtlikku ei tekkinud. Nüüd on hea võimalus Pangura ja Miron Vetkal tõrjub siit selle palli ära. Klaarib nüüd Laasner ära, Lani saab palli kätte esimesena. Jätkuvalt seal nüüd pahasti päästab siit omale ja pall käib värava eest läbi ja Laasner, kas siit tekib nüüd midagi? Laasner ja ei tule, siit tuleb veel, kas tuleb veel? Tuleb Kalevi poolt ja Last jätab sellise võimaluse kasutamata. Hästi tõstetakse siit. Elval on võimalik tulla, Lehter, kas siit tuleb? Ja tulebki penalti Elvale. Lehter võetakse siit maha ja kaart on ka taskus ja siit saab nüüd korralikult võtab aega ka. Põltsaar lööb, saadab Vetkali teisele poole ja lööb ise vasakule ära palli ja viib Elva 90. minutil juhtima. Ja nüüd on vaja. Tuleb ka peale löök, aga see läheb mööda. Ja sellega peakohtunik Oliver Väet selle kohtumise lõpetab. Üks võistkond on õnnelik, teine kurb.